Kaitsetööstuse ettevõtete toetamise kõrval elavdame kaitse-eelarvest tervet Eesti majandust. Pea 2/3 ehk enam kui 60% Eesti kaitse-eelarve investeeringutest ja majanduskuludest jõudis 2020. aastal Eesti majandusse. 2020. aasta kaitseinvesteeringud ja majanduskulud olid kokku ligi 350 miljonit eurot. Sellest 207 miljoni euro eest soetati 2390 Eesti ettevõttelt kaupu ja teenuseid. Sel viisil investeeriti 129,3 miljoni euro ulatuses raha kaitsetaristu, kaitsevarustuse ja infotehnoloogia arendamisse. Eesti päritolu teenusepakkujatele tehtud tellimused moodustasid pea 89% majanduskuludest. 93% toitlustusteenustest ja toidukaupadest telliti kohalikelt pakkujatelt. Kaitseväe sööklatoit on valdavas osas valmistatud Eesti ettevõtete pakutavast kohalikust toorainest. 207,6 miljonit eurot investeeringute kogumahust kulus kaitseotstarbelise varustuse hankimisele. Sellest summast ligi 39% ehk 80,5 miljonit eurot jõudis kodumaistesse ettevõtetesse. Viimased on ülekaalus näiteks sõidukite hooldus- ja remonditeenuste ning isikuvarustuse pakkujate seas. Taristut arendasid ja ehitasid täiel määral ning kinnisvara haldasid 97% ulatuses kodumaised pakkujad. Üle terve riigi paiknevad Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kinnistud annavad tööd paljudele kohalikele ettevõtetele ja inimestele. Peamiselt Lääne, Harju, Viru ja Pärnumaal, aga ka Tartu ja Võrumaal. Üle 4 miljoni euro ehk 100% infotehnoloogia teenustest osteti Eesti ettevõtetelt. Lisaks Eesti kaitse-eelarve panusele on meie majandust elavdanud ka liitlaste viibimine Eestis. 2020. aastal ehitati NATO toel Tapa sõjaväelinnakusse 10,6 miljonit eurot maksev taristuprojekt, mille raames ehitasid Eesti ettevõtted komplekteerimisala koos rasketehnika teega. 3 viimase aasta kaitseinvesteeringud ja majanduskulud moodustasid ühtekokku 934 miljonit eurot. Eesti majandus on sellest summast tagasi saanud 520,1 miljonit eurot. Ka järgmistel aastatel jõuab märkimisväärne osa Eesti kaitse-eelarvest Eesti ettevõteteni. Uuri lähemalt kaitseministeerium.ee